hommik, käes on siis teisipäev, 15. detsember ja mina olen sisse maganud. Midagi, mis on uut, on ju. Aga õues on nagu nii ilus päikese tõus, kuigi ega te siit väga nagu seda ei näe. Aga korraks tahtsin ära näidata. Lõunapaus on käes ja kuna kedagi köögis ei ole peale Pille, kes peidab ennast seal nurga taga, siis filmin natukene meie kööki. Ja näitan, et ma võtsin endale 2 kokapoissi, ma ei tea, treilerist või mis iganes, hea burgeri. Nom. Aga jah, ja tisu siis. Päev on jälle õhtusse veerend ja tulen just Sikupillist, sest kallis sõbranna on kodus haige ja vajas antibiootikume ja siis ma käisin neid talle siis toomas. Olen siis koju jõudnud ja sorry, et ma olen päeläbi sellise padjaka näoga olnud, aga võtsin küll ripsmeduši tööle kaasa, aga ma ei viitsin lihtsalt ennast värvida. Et peate sellise näolapiga leppima. Ma tegelikult mõtlesin, ma tulen koju ja räägin natukene sellest, et kuidas aastaga on üsna palju muutunud, et mitmed inimesed on mu elust ära jalutanud, mitmed inimesed on siia juurde jalutanud. Just tajun seda nagu vaadates neid vanu vlogmasse. Aga kui ma koju jõudsin, siis ma tegin lahti Facebooki ja lugesin selle postituse aluseid kommentaare ja ma lihtsalt tundsin, et ma pean ennast vist natuke tühjaks rääkima. Nimelt on siis üks firma korraldab kampaaniat blogijatele, kus tuleb välja käia idee. Nende ideede seast valitakse parim välja ja see parim peab siis sellest ideest tegema video ja seda oma blogis postitama. Ja ta saab selle eest ka auhinna. Aga see tekitab inimestes probleemi, et sa pead reklaamima ja promoma ja võib-olla saad auhinna. Point on selles, et sa ei pea mitte midagi reklaamima ja promoma seni kaua, kuni sa ei ole võitnud. Ja kui sa võidad, siis sa ju saadki auhinna. Ja ilmselgelt nad küsivad selle auhinna eest ka midagi vastu, sest et miks mitte ära kasutada nagu seda võimalust firma poolt. Neid firmasid on nii palju, kes nagu blogijaid ära kasutavad ja kui sa tunned ennast ära kasutatuna, siis küsi raha oma postituste eest ja ära osale sellistes kampaaniates ja ole lihtsalt tasa. Mitte ära nagu kommenteeri kõike ja pane puid alla ja lihtsalt vingu, et oi, nii ebaaus ja kuidas firmad ikka käituvad nii uskumatult. Suurfirmad maksavad reklaami eest kogu aeg suuri summasid. Blogijad on lihtsalt väikene nagu kõrvalvariant, kuidas võib-olla jõuda veel rohkemate inimesteni, kes nagu võib-olla ei tarbi nii palju seda telekareklaami, ajalehereklaami, raadioreklaami. Nagu miks mitte? Ja kui sa ei taha tasuta seda teha, siis tee endale firma ja küsi täpselt nii palju raha, kui sa ise tahad kõikide oma postituste eest. Mitte keegi ei keela sul seda teha ju. Ja sellepärast ma ei saagi aru, et miks on vaja alati leida kõiges midagi halba ja mingi asja üle hakata nagu võtma. Ja miks mitte lihtsalt nagu olla nagu õnnelik selle üle, et sükseid võimalusi üldse pakutakse. Ma ei tea. Ma ei saa aru ja ma lihtsalt tõsiselt tunnen hetkel, et kui sa ei ole viitsinud lugeda ja süveneda nagu asjasse, siis ära hakka tühjast kohast lahmima. Olgu, lõpetame selle teema siis täna õhtuks ära. Tulin siis jälle Karo juurde, kus me mingil hetkel hakkame ilmselgelt joogat tegema, aga praegu teeme arvutis mõlemad jõulukingitusi. Taustaks käib Camilla vlog. Jopu. Tehtud sai, kuigi kell on 12 läbi jälle. Nii et mis siis ikka, kui head ööd jälle tänaseks. Tšau! Vlogmas päev 16.
tulin lõunaks koju, sest et mul hakkas kõht hakkas nii valutama ja nüüd ma tegin endale pelmeene. Ja kui te pelmeene näete, sest et ma uputan nad tavaliselt hapukorra sisse ära. Ja siis mul on hunnik valuvaigistid laua peal valmis, et nii kui ma saan ära söödud, siis ma võtan need valuvaigistid sisse. Ja siis ma lähen tööle tagasi, sest et mul on tegelikult päris palju sul teha. Ja kui mingi lihtsam päev oleks, siis ma ilmselt jääkski koju, aga kuna palju on teha, siis ei saa jääda. Vot tak. Ja taas mõtlesin, et annan teile teada, kuidas minu päev kulgeb. Lõpuks ometi taas kord kodus. Esiteks on kõhuvaluga ikka jube piin tööl olla. Ma pidin ennast väga kokku võtma, et üldse minna tagasi tööle. Ja õnneks sai see tehtud, on ju läbi, kõik tore. Ja siis tulen koju ja tehnika tänav oli nagu nii umbes. Ja ei liigu ja ma pole kunagi veel nagu nii ummikus seal istunud. Ja siis ühel hetkel oli nagu ühe ristmiku peal seal räige avarii olnud. Selles suhtes, et sealt ei pääsenud keegi nagu ei ühte ega teist pidi sõitma, sest et nagu terve tee oli mingit auto esiotsa täis. Ma ise üldse ei jõudnud väga süveneda, aga seal oli äkki mingi 3 autot või. Ja siis ma pidin mööda kassisaba mingeid tundmatuid ja väga kitsaid teid seiklema ja kodutee üles leidma. Täna ma pean siis selle beebilipsi loosimisega ära tegema. Ma arvan, et ma siis filmin seda ka. Tada! Mul on jälle Karoliina juures. Ma kusjuures täna mõtlesin selle peale, et ma veedan Karoliinaga rohkem aega kui Joosepiga. Aga teda ei ole nii kodus, sest et ta ei tööta Tallinnas, nii et ei taha ka üksi kodus olla. Aga ma kirjutasin nüüd nimed ära siia. Tegin Exceli tabelina roosa ja kollane, kes millist beebilipsi tahtis. Ja nüüd Karoliina ütleb mulle numbri. Ja siis loosime välja need. Oled valmis, jah? Roosa siis 1-st 18-ni. 12. 12 on Aida Official. YouTube'is vist kommenteeris. Nii. Teeme siis kohe su roosaks ära või? Jee! Nii, palju õnne. Ja kollane on, issand. Oota. Mul on number siit vahele jäänud vist. Nii. Kollane on 1-st 14-ni. 3. 3. Karinee Sein. Nii, näitan ka. Yeah! Nii, sina oled võitnud siis endale kollase beebilipsi. Et olge head, siis kirjutage mulle palun. Ma jätan oma e-maili aadressi teile. Ja siis saame kokku leppida, et kuidas te oma beebilipsid kätte saate. Aga ma plaanin lähipäevil Instagramis ka ühe uue loosimise ära korraldada, kus on ka muide üks beebilips sees. Nii et kes on huvitatud, hakake mind seal jälgima. Ja ongi kõik. Palju õnne veel kord ja räägime varsti jälle. Tahtsin ühte asja veel mainida, et kui ma ütlesin, et kirjutage mingi jõulusoov või midagi sinna sellele juurde lisaks, et millist värvi te tahate, siis nii naljakas on see, et mõned soovisid mulle midagi, mõned soovisid üleüldse midagi, mõned soovisid a la lund. Et ma ise tegelikult ei täpsustanud ka, mida soovida tuleb, aga aitäh kõigile teile ilusate soovide eest ja kõik need samad head soovid teile tagasi ka. Et siis, ma ei saa Karineele kirjutada, nii et ole hea, kirjuta mulle ise merrifiknet@gmail.com. Olen nüüd tagasi enda laua taga siis kodus ja kell on juba 12 ja põhimõtteliselt õhtu läbi olengi teinud nüüd jõulukingitusi jälle, et ise nokitsen arvutis nende kallal. Ma ei ole üheski viimases vlogis enam öelnud, et pange pöialt püsti sellele videole, sest et ma olen unustanud ja seda on nii hästi näha, et kui ma seda ei ütle, siis inimesed seda ka ei tee, aga see on hästi hea tagasiside meetod tegelikult. Et kui te ikka viitsite ja teile ikka meeldivad need vlogid, siis kõik pöidled on alati igati oodatud ja üldse kõiksugu tagasiside, mis teile anda on. Tänaseks mul rohkem midagi tarka enam ilmselt öelda ei ole. Katsun siin natukene veel edasi nokitseda paari
paari pildiga ja näeme siis jälle järgmises vlogis. Tšau!